näete, oleme taas kord siis siin vahvas kaunis Eesti looduses. Ja noh, te võite arvata, et ma tulin seekord jälle kaikaga kala peksma, aga ei, seekord saime kätte lesta kurat jõest. Ja seekord teeme lesta hoopis teistmoodi. Elav raisk. Nii, selleks on meil vaja naftat. See mul siin samas olemas. Võtame selle ämbri ka siit, paneme lesta korraks ära, las ta siin natukene keveldub. No nii, võtame naftat. See peaks olema, ma ei tea, 85. aasta käik. Paneme siia ilusti. Ikka pool ämbrit. Oh, kaunis. Natuke hiljemaks ka. Siis võtame raist, et elav. Võtame selle lesta ja viskame ta sisse. Viskame ta siia sisse lihtsalt. Nii, ta natukene veel elav, et puikleb vastu, et annab siis veidi jalaga takka. Niimoodi. Ahah, vaat. Nii, ja nii kaua siis naudite seda kaunist Eesti loodust. Mõtlete, kui kaunis on Eestimaa. Ja, noh, küll ta ka siia rahulikumaks jääb lõpuks. No nii. Nüüd on küll kuituraisk. Jätate ta siia ilusti ööpäevaks seisma ja võite ka 2 päevaks jätta. No nii. Nüüd ta peaks olema siukse kena mahlase maitsega. Hoopis teine teela kohe. Ja see kõik, mis tuleb loodusest, tuleb ka loodusesse tagasi anda. Seega võtate selle 85. aasta käigu nafta ja kallate ilusti ära uuesti. Saate esimeses lõigus räägime lähenevatest jõuludest maal. Et siis aete seda ühte viimast kartulit taga, jah? No jah, see jäi maha siia, et kui me siin sügisel kartulid võtsime siin sõpradega koos autodega niimoodi samamoodi, et siis jäi nagu puudu. Ja siis võib-olla on suts rohkem kui üks, aga see üks oleks praegu juba hea küll. Ma kuulsin, sul on siin head mehed õppinud riistidega külla tulnud, et tulid appi, et kuidas... Jaa, võin nad kohe siia kutsuda, et Pakito, Maimo ja Taadu, tulge siia! No nii, oled siis selle viimase kartuli jahile tulnud, jah? Tulime, aga siin ei ole veel leidnud. Nagu näha, on talv ootamatult saabunud mitte ainult linnavurledele, vaid ka talumeestele, kes oma toimetustega jänni on jäänud. Ala on väga suur ja loodetavasti leiame varsti üles selle viimase kartuli. Et saaks ikka kõhu täis, saaks selle kõhu täis korralikult, see kartul, see mängib rolli. Ja mis talgud need oleks, kui poleks killukest kangemat, mida peremees siis oma poistega jaganud. Kes vähegi koolis on käinud, teavad, et looduse vahel kehtib ring. Meie toodame nendele CO2, nemad annavad meile O2 vastu. Sellepärast olengi juba täna võttepäeva hommikul tulnud siia autoga. See on seni suurima CO2 näitajaga auto, mis mul olnud on. See on 2012 Special Edition Volkswagen. Seega näete, et juba hommikul tulin siia, jätsin auto ilusti tööle, et oleks ikka võimalikult palju CO2 ja siis loodus saaks meile anda O2 vastu. Kas pole kaunis? Tänasel võttepäeval ma pole siia üksinda sattunud. Ma võtsin kaasa oma hea sõbra Gunnar Supaka. Gunnar, no tule siia. Kurat, kordes raisk, miks su Supaka see tööta? Kurat, siit läks eile veidi juhtele, sai natukene naistega tümmi kuulata. Aga me ei ole täna tulnud siia mitte asjata. Ei, kohe üldsegi mitte. Meile tundub, et lindudel pole üldse uut repertuaari. See tähendab seda, et me peame nendele uued lood andma. Nad ei tea, mis tänapäeval korradi kuulataksegi. Täpselt. Nende lood on vanad ning aegunud. Selleks ongi meil siin hea tümakas. Nii nagu
inimese ja looma vahel on armastus. Nii on ka jahimehe ja jahilooma vahel armastus. Keda me täna jahtima läheme, seda näete järgmises saatelõigus. Oleme täna võtnud ette retke metsa, et jälgida, mida teeb üks tavaline jahimees ning kuidas ta käitub ohusituatsioonides ning mida ta teeb, kui näeb oma jahilooma. Seedlemisega on kõik korras. Tundub, et on terve. Liigub täies tempos edasi. Need on täitsa soojad. Jõuluvana on tee peal absinti joonud. Sellest need kahtlased jäljed ka. Aga soe on, lähme kiirelt järgi. Lähme kiiruga järgi. Jõuluvana rais! Peab kurbusega tõdema, et tänane jaht ei läinud eriti edukalt. Homme jälle. Tänu televaataja suurele huvile oleme otsustanud saata välisreporteri kaugele Põhjamaale, et uurida põtrade elu ning näha, millega nad tegelevad vabal ajal. Boro laevad, Boro sõbra koju tood, tige naine roppalt vihane. Boro sõbralik ja tige noor, tige sõber pisut vindine. Tere õhtust, kallid kaasmaalased. Mina olen välisreporter Orlando saatest Osoon ning täna oleme me tulnud MS Superstar pardale, et jälgida, kuidas keskkond mõjutab põtrade elu. Oleme jõudnud reisilaev Superstar peal asuvasse poodi, kus põdrad käivad enda keelt värskendamas, magu täitmas. Nagu näha võite, on palju põtrad. Meil juba täpselt reisi. Oleme siis leidnud Tallinka lava pealt ühe täiesti surnud põdra, kes absoluutselt ei reageeri mitte ühelegi liigutusele. Vaadake oma, tõestan teile oma. Boro sõbra koju tood, tige naine roppalt vihane. Boro sõbralik ja tige noor, tige sõber pisut vindine. Saate lõpetuseks oleme jõudnud Tallinki showbaari, kus siis põdrad käivad kas baaritumas, söömas, joomas, mänge mängimas. Mida iganes, see võib näha kõik. Vaadake kui palju. Ja aina juurde voolab. Ainult juurde voolab. Täiesti müstiline, mis siin toimub. Müstiline. 12. A-klass soovib teile häid jõule ning veel paremat uut aastat. O3, Osoon. I don't want a lot for Christmas.